Tapa Vaksal üks väga haruldane koht oli. Need vanemad inimesed räägisid mulle, käisid minu juures, et nad spetsiaalselt tulid Tartust varem Tapale, et Tapal mängis mustlaste ansambel. Ja need olid, istus restoranis siis, kui ta pidi Sankt-Peterburgi sõitma või Moskvasse. Nad siis tulid varakult seal siis nagu puhkasid, läksid edasi. Ja mis veel väga huvitav meil oli, kunagi meil Vaksalisse tuli meie president Lennart Meri meie juurde. Ta pidi tegelikult sõjaväes olla, ta tuli ringsõituga, ta tegi seal Pariisi küla, Rakverest läks Pariisi küla kaudu, pidi meie sõjaväes ära käima, aga hästi vähe aega ja pidi Tapalt diiselrongiga sõitma Rakveresse. Aga siis millegipärast ta sõjaväe ossa ei läinud, sellepärast hästi vähe aega oli ja tuli minul Vaksali juurde. Siis ma pidin teda vastu võtma oma kabinetis, tal pakkusin kohvi, teed, mida või. Jaama sisustuses kunagi mäletan, et seal olid palmid. Ja kui mina olin kultuurimaja juhataja, mul olid palmid seal. Ja kultuurimaja pandi kinni ja ma läksin Vaksalisse, siis nagu see hoone hakkas nagu ei olnud kedagi vaadata. Aga ostsid ära, see Kross ostis selle maja, et tahtis. Ja mina siis need palmid sealt kultuurimajast viisin endale Vaksalisse, 2 suurt palmi. Pärast veel oli väga huvitav asi, et Vaksali hoone oli nagu noorte laste kohtumise paik. Iga õhtu nad tulid sinna kambadega, istusid ja nad suurt tulakus ei teinud. Tegelikult on parem, kui nad kuskil nähtaval, mitte mööda linna, kuskil on laiali. Aga uulakusi ka on teid meile ja eks mind välja kutsutud kodus, ma seal kõrval elasin, vahest pidin nendega räägima. Minul oli selles suhtes väga hea, et ma enne seda töötasin Tapa jaamas raudteekultuurimaja juhatajana, et kõik noored inimesed ma teadsin ja siis nendega alati saime kaubale ja nad ikka kuulasid mind.